kirjutasin alguses ligikaudu 15 ideed, põhimõtteliselt üle 200 sellist ideed, et millest võiks filmi teha, siis äkki tuli, et ma olin andnud sellise pooleteisekuulise tähtaja, siis kui me oleme sünopsisega nimikirjandust kokku kogunud, siis äkki hakkasid tulema seal viimastel päevadel. Ja nüüd juhtus lihtsalt see, et olen meeskonnaga ja eelkõige siis professionaalsete stsenaristidega, kus meil on Peep Edmanson, Aino Järvine ja Margit Keerdo. Vaatame nendele sünopsistele ideedele kõike otsa ja ütlesime, et ega me siis ühte välja ei vali. Et kirjutame siis nüüd ühe selles mõttes toimetame need ideed kokku. Sellepärast, et seal oli päris palju, vaata, seesama see filmisalgus.ee keskkond ei ole ainult lihtsalt nüüd on veebileht, vaid ka tegelikult on täiesti konkreetselt loodud keskkond selleks, et ühte filmi arendada ja nii-öelda kõik mõtted, mis tulevad, me saaks sisse kirjutada, seal on kohtade paigutus ja nii edasi. Aga ühesõnaga seesama keskkonnas toimus see nii-öelda stsenaariumi kirjutamine. Seal saab nagu kommenteerida, et ühtepidi nagu blogi vorm tekib ja nagu stsenaariumi kirjutamise vorm, et selles ongi nagu selle asja mõeldud. Ja nii hakkaski. See sai otsus, et me võtame mitte ühe idee, vaid kõik ideed vaatame, mis nagu nii-öelda omavahel sobituvad ja siis paneme need kokku ja niimoodi tegelikult meie lugu vastati. Nii et see kaos oli tegelikult inspireeriv. Sealt sai edasi mindud. Selles mõttes ongi see rahvafilm nii-öelda nagu rahvaluule, eks ole, kõikide poolt loodud. Kellegi nii-öelda autorlust on raske juba tuvastama. Ma käisin tegelikult seda filmi päris lugemas ja kodulehel täiesti olemas, et kes ei jõua ära oodata, et millega tegemist on. Ma pean ütlema, et täna hommikul rongis siia sõites siis suht alguses jäi pooleli, aga juba oli väga huvitav minu jaoks vähemalt, kus tegevus toimus romurallil ja seal oli siis juhtunud väga kaos, kus üks osaline oli koputanud just venna uksele ja tol hetkel, kus tema sõbraga midagi juhtus ja mul jah selle koha peal jäi lugemine pooleli ja sinna maani see kuidagi väga hästi keris üles küll selle huvi, mis läheb selle filmi vastu. Loodan, et see tuleb teile kenasti välja seal. Aga räägime nüüd sellest stsenaariumist edasi, et millest see film siis räägib kokkuvõttes? No jah, nagu ma räägin siin, et ta on niisugust ideede kogum ja lõppkokkuvõttes on meil tegemist nii-öelda eesti keeli võiks öelda siis teekonnafilmiga, road movie, eks ole, mitte siis niimoodi on seepärast, et jällegi teine otsus on see, et me filmime seda üle terve Eesti. See on nagu niisugune heas mõttes regionaalne kultuuripoliitika, eks ole, igas maakonnas oleme kinokutsiga ja oma selle nii-öelda võtmeeskonnaga ja siis igas maakonnas toimub see filmivõte ka. Aga et juba alguses, kui see idee on paigas, siis ei saa nagu filmi nii-öelda kirjutamise jaoks oli see ühel hetkel ülesanne, et me peame igas maakonnas natuke filmima. Hea on, kui see filmi tegevus ikkagi sinna maakondaga tegelikult on nii-öelda ette mõeldud. Mingisugune metsavahe tee võib olla kus pidanud, aga põhimõtteliselt on meil ikkagi film nii-öelda ka kohapõhine. Et kui meil alustavad just nimelt selle romurallis on just nii-öelda haukalaat, eks ole, haukalaat toimub päriselt, 13. ja siis ja see tähendab seda, et meie nimetame seda lihtsalt hauka jõululaava. Meie tegevus toimub lihtsalt nagu jõulueelsel ajal ja see ongi selle nii-öelda juba selle loo pärast, et maakera keskkond ja see on nii-öelda teada. Ja mis juhtub meie filmis on see, et nagu lugemise poole jätsid enne kaks noormest ütleb oma pea ära seal, kus nii-öelda filmised toimuvad ja kuna on niinimetatud maailma lõppu eelne eelõhtu, siis see, kes pea ära lööb, selle tekitab idee pikk, et mina tulen pärast ära venna abiga maailma. See mõte muidugi tundub praegu väga selline jabur. Ütleme niimoodi, et eks meil tegemist on protsessiga selle filmiga. Väga raske on tegelikult nagu hästi tõsiselt kohe kirjutama asuda. Nii et kui me seda lugu nagu mõtleme, siis sellest loost ei tohi oodata mingit ülitõsist nagu nii-öelda, ma ei tea, eestlast ei ole. See on ikkagi mõnus protsess, ta on lihtsa struktuuriga, selge, aga ma arvan, et need allhoosed on sellel lool päris palju ainult sellepärast, et neid inimesi, kes saavad kirjutada nii palju, et see kuidas või mismoodi inimesed mõtlevad, kui nad kirjutavad, seda tekitab neid
näitada. õige pea jätkame aga peamiste filmide alguste teemaga.